Ütlesin Torbekule, et sa ei saad 10 000, sa saad 100 000 krooni selle ajal. Tagantjärgi ikka suur tänu Grammole, et ta on 20 aastat on meid klubi toidanud ja see on väga suur abi olnud ikkagi. Minu arust nagu nimi sponsor võiks olla ikkagi miinimum 3 või 5 aastat, et ta kinnitaks kanda ka, et ta nagu hakkaks tööle mõlemale poolele nagu kasulik. See korvpallimaastik läheb väga kokku, nii et siin ei tohi kuidagi järgi jätta. Et tuleb võidelda ja raha juurde leida. Siis peab olema eelarve jagatud 3-ks. 1/3 on omavalitsus, 1/3 on sponsorid ja 1/3 on piletitulu. Kalev on olnud 100 aastat Eesti näitaja korvpallis. Ja. Üritame seda lippu hoida. Tere tulemast vaatama järgmist Pafcasti osa. Pakun, et 14, aga võib-olla eksin. Täna juhin saadet mina, Marita, mitte Tanel Kurbas, sest et ta on trennis. Ja külas on mul vägev kaader mehi, keda ma arvan, et niimoodi ühte pilti saada on üsna keeruline, nii et mul on väga suur au tervitada klubi president Toomas Linamäe, aupresident Ivar Valdmaa ja klubi tegevjuht Ramo Kask. Tere! 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 Tere tulemast meie tagasihoidlikku stuudiosse. Okei, nüüd jäid kõik hästi vait. Meil oli laat käis, enne kui kaamera läks käima, siis käis siuke laat, aga nüüd jäid kõik vait. Ma juba enne ütlesin teile ka ja ma jäin kuidagi hommikul mõtisklema selle üle, et te olete ilmselt Eesti Kossus kõige pikaaegsemad klubi omanikud, et meil ei ole meistriliigas vähemalt mitte ühtegi teist klubi, kus oleksid varsti siis saab vist 30 aastat, eks ole, klubi asutamisest 98. Paneme algusaastaks või mis me paneme? See oligi, vaata, nüüd ongi see, et aeg on nii ammu tagasi, et kas ta oli 97-98 hooaeg, ma arvan, oli see aeg. Kus teil tekkis koos ühine idee, et teeks Kossu klubi? Ivar räägib selle algusloo ära. Nii, Ivar, räägi alguslugu meile. Lood on nii pikad, et ei tea, kus hakata. Tegelikult juured peituvad juba vanas Kalevis, kui meil oli Kalev Rafter ja Rafter oli kunagi ka Kalevi sponsor, et see oli juba 90-ndate lõpp, 89 või 88 hakkasime raha andma Kalevile. Et sealt maalt on see toetus korvpallile kestnud ja siin nüüd oleme. Et seal olid naljakad ajad sel ajal ja siis me saime kuidagi siit saime ära lõpetada, aga siis korvpall tuli uksest sisse jälle ja siis alustasime uuesti. Ja see on ju vana tuntud lugu, kus Torbek tuli meile, kadunud Allan Torbek tuli meile külla, ütles, et vaja postile ketsi raha ja sealt ta läks siis. Et see oli meil esimene hooaeg, kus me toetasime noori poisse, andsime natuke raha, müüsime ja hankisime raha juurde ja nad said esimese hooaja edukalt ära lõpetada. Enne seda oli Cannon, neil oli sponsor. Kas tol ajal te mõtlesite rohkem nagu hooajast hooaega ja ei mõelnud väga pikalt ette, et kui praegu peaks tagasi vaatama, kas te oleksite tol ajal arvanud, et sellest klubist kasvab välja Eesti Kossu põhimõtteliselt viimaste 10 kõige edukam klubi, kõige rohkem saavutanud päris mitmel rindel? Ei, kindlasti ma arvan, et see esimene, Ivar tuli ütles, kuule, ma tegin Torbeku nüüd hilja ära, me samas firmas on ja siis ma ütlesin, et palju siis raha tahab saada, et tollel ajal oli see ka suur raha, mis me andsime tegelikult. Ja te olite mis te 30-sed ise? Mingi vanad meil, ma ei tea. Vanad, natuke nooremad. Et siis me kindlasti ei mõelnud, jah. Siis oli tegelikult asart. Asart oli see, et olime, ma ei tea, mitu klubi siis esines hooajal üldse, et me olime kõige noorte klubi, et põhjus oli selles, et kuidas saada hooajal üks võit kätte. Ja selle nimel läks vist mitu aastat ja kogu aeg me võitlesime ja siis, kui lõpuks sellest on ka oma lugu, kuidas me sattusime üldse Eesti meistriks 2005, olime siis, tehti Balti liiga, Eesti, Läti, Leedu liiga ja siis olime Ivariga, sattusime, kuna me olime tol hetkel liidrid, olime vist 3-4 mängitud mängu ja me olime liidrid ja meid kutsuti siis Riiga koosolekule. Tehti Balti liiga ja siis Ivar seal küsis Salgerisi venna käest mingi küsimuse midagi ja see ütles Ivarile, et teil on Eestis korvpall nagu oleks tsehhide vaheline võistlus. Tsehhide vahelised meistrivõistlused, et mille te korvpalli hakkate jälle võtta? Siis me saime natuke et niimoodi pannakse meid paika ja siit võib-olla siis tuli ka see esimene võit vist 2005 ja 2006. Siis sealt kasvas ambitsioon. 2005 tuli meistriks. Ja siis oli meil jälle lõpetamise aeg.
et kuidas jätkame, kas me läheme suurelt edasi või noh, kas lõpetame või jätkame, kuidas teeme. Ja siis otsustasime, et kui me oleme juba Eesti meistrid, et minna ka rahvusvahelisse mängima, et hakata väljapoole vaatama FIBA-d ja muud asjad, et sealt tekkis see, ütleme siis, samm sügavusse tulevikku. Jah, ja nüüd meil ongi 15 meistritiitlit, 10 karikat hiljem. Tahaks öelda, et te siis teate, mis on edu võti. Noh, ma olen hingelt ettevõtja ja kui päris aus olla, siis esimene hooaeg, kus me jäime plussi, oligi see esimene Torbeku hooaeg, kus me andsime, Torbek tuli küsima veel 10 000 krooni, et saaks poistile kitse osta. Ütlesin Torbekule, et sa ei saad 10 000, sa saad 100 000 krooni sel ajal. Aga mängid meie nimel, sealt see jama hakkas pihta. Ja me suutsime sel ajal maha müüa reklaami 150 000 eest, need on ainuke hooaeg, kus me plussis olime. Ülejäänud hooajad on klubi korvpalli toetamine ja ei ole kerge. No. Et see on väga, väga raske ja okkaline tee olnud, aga väga põnev tee olnud. Et see on iga hooaeg, millegipärast räägitakse iga hooaeg meedias, et Kalev paneb uksed kinni. Ma ei tea, kui palju te jälgite, aga kuna meie oleme seal nagu sees, siis kuidagi tuleb seda ikkagi iga hooaja lõpp, kuidagi hakatakse spekuleerima, et aga kas tuleb järgmine hooaeg ka. Kust need jutud tulevad? Jutud tulevad selle pealt, et me oleme erarahadel toimiv klubi. Kui sa vaatad, meil on 2 ülikooliklubi, kus on ikkagi suured ülikoolid ja riigi rahastus on taga, siis eraklubidel seda võimalust ei ole ja me peame alati ongi, kuidas majandusel läheb, nõnda saab sporti toetada. No. Ehk me ei julge olla jätkusuutlikkused, kui me ei ole kindlad, et kas me järgmise hooaeg suudame seda raha kokku saada. Sellepärast on ebakindlus olnud, et oleme ausad, et tegelikult oli ka mingil ajal tuli siis lõpuks meile ka Tallinn taha, kes on siis omavalitsusena hakkas meil neid toetama ja täna ta toetab meid, et ta on üks suuremad toetajad. Aga meil ei olnud kindlust, mida me teeme, mis teab järgmine aasta, mis ülejärgmine aasta majandus, kuidas läheb, kuidas erasektorid ja ise suudame nagu aidata, et sellest on tekkinud selline, ütleme, ka väljaütlemised, et kas üldse jätkame või jätka või nii edasi. No. Seal on, ma ütlen sisse, võib-olla vahepeal on ka erandeid olnud, et kui sa teadki ette, et sul on mingi treeneri või kellegi nagu 3 aasta plaan või midagi sellist üles ehitatud, et siis ja on ka viimasel ajal, ütleks, mingid toetajad on need, kes on ka sidunud ennast pikemaajaliselt, siis sul on nagu mingi kindlus taga, et mingi hetk oli tagasi võib-olla see, et teedki ainult 10 või 12 kuu peale, nüüd hakkad hooaja lõpus uuesti rääkima, sa ei tea, mis see vastus sealt tuleb, aga kui sul on nagu 2-3 aastaks on neid hooaegu ka olnud, et kus sa tead ju järgmiseks aastaks, et okei, mul on see valulävi nagu üle, et ma saan sellega edasi minna, et siis sa saad nagu veits pikemalt plaani vaadata, aga Ivar on nagu õigus, et see eratoetuse baasil, et kui siin on käinud koroonad ja sõjad ja asjad käivad, et siis see on nii ebakindel, et sa lõpuks ei tea, mis sa päriselt kokku saad, siis on ka raske seda sammu edasi teha, et me oleme arutanud, et ma olen Toomaselt kunagi küsinud, et mis see 2009 eelarve oli, et siis ta kroonidest ümber arvutatuna on nagu sama, mis praegu, aga mõtled elatustaset ja kõike sinna kõrvale, siis tegelikult sa oled poole võrra eelarvet vähendanud võrreldes selle ajaga. Isegi kui Ivaraga täna natukene põgusalt rääkisime, et isegi kui 2005 ja vaatame sealt edasi, siis meie eelarve praktiliselt on sama. Noh, mis on tegelikult ebareaalne, et tegelikult palgad tõuseb, kõik tõuseb. Kõigub see 1,5 miljoni. Jah, et see pole tegelikult pikas perspektiivis, et kui sa tahad veel välisliigades mängida, ta ei ole jätkusuutlik. Et kuskilt peab see nõks tulema, et kui tahad edasi veel kõrgemalt minna. Isegi kõrgemalt, ütleme, mängime täna FIBA Cupi, FIBA sarja on ju, et kui sa tahad natuke seda allagrupist edastada, tegelikult sa pead oma eelarvet saama suuremaks, saada natuke kvaliteetselt paremad mängijad, et järgmise sammu teha. Ja see on väga raske. Ja sa vaatadki tegelikult neid eurosarja asju, seal need klubid vaikselt saamaval lähevad, kasvavad, aga on ka neid, kes panevad uksed kinni ja ütlevad kõik, aga tegelikult on see FIBA on see, mis kõnetab sul mängijaid, su nimi on kuskil Euroopas on ju, et kui seda varem ei olnud, siis see VTB oli nagu mingi tugi, et said tugevaid mänge, sul oli saal täis, et siis see piletimik on ka see, et kui sa võtad Žalgirise näite, et 70% on piletimüügist on nagu eelarve täitmine, siis meie jääb sinna kuskil 10-12% juurde see, et kui seda sammu suudaks tõsta, siis see klubiga oleks nagu jätkuv, aga selle jaoks on sul vaja tulemust, sul on neid mängijaid nimesi vaja, et kõik need peavad olema nagu tasakaalus. Ja see VTB, kui me Ivariga kahekesi otsustasime, et me saime väga palju kriitikat, et miks te seda lähete mängima, tegelikult me saime väga kõrgetasemisi mänge
ja VTB liigas oli nagu printsiip, et iga meeskond, kes osaleb eelmise aasta siis tulemustes, sai ka raha, mis aitas meil tegelikult väga hästi klubi eelarvet täita. No ma kummutaks seda müüti, et Kalev Vene rahade peal laseb liugu, et tegelikult need summad ei olnud üldse nagu sellised, need summad olid siuksed, et sul jääb isegi puudu, et ära katta Siberisse iga poole need sõidud ja sa tuled napilt otsaga kokku tegelikult, aga sa lihtsalt said neid mänge. Et see raha, mis sealt anti, sa said umbes need kulud kaetud. Nii palju, kui minu need viimased aastad ka olid, et see ei ole mingi raha lahel tuli nüüd, et Vene rahade peale teeme, et tegelikult oli lihtsalt see, et sa said lihtsalt mängida neid mänge ja said sõite teha. Tänu VTV liigale me saime ikkagi suurde korvpalli sisse, oleme ausad. Me saime ikkagi suhelda tippvõistkondadega. See liiga oli väga-väga hästi organiseeritud ja ta ei olnud niimoodi Vene liiga, vaid seal oli ikkagi ümberkaudseid satsi oli ka, oli Soome ja oli Poola ja Läti ja ma ei mäleta, kes see kõik on läbi käinud, et see oli ülihea liiga ja me saime ikkagi jala ukse vahele jälle suurde korvpalli. Kindlasti, ma arvan, see brändi tuntus tegelikult, ma arvan, ilmselt saigi sellest VTB-st ju, ma arvan, alguses, et seda Kalevi klubi tegelikult teatakse üle Euroopa tegelikult. Ja meie poisid said ikkagi väga häid mänge ja suur saavutus oli meil tookord, kui me ühe aasta jooksul võitsime CSKA-d 2 korda, nii et see oli ikkagi, tuli vana Kalevi tunne sisse, kui CSKA-d sai ka vana Kalev võitis. Ehk kui tulevikku võrrelda, siis ma ei kujuta ette, 70 aasta jooksul oleks siis üks Eesti klubi, kes suudaks Euroliiga klubi võita. Need vahed on seal siuksed, et eelarve on umbes 40 korda suurem ja töötajaid on 40 korda rohkem ühes klubis. Kusjuures me suutsime kõiki satse VTB-s vähemalt korra võita. Selles mõttes me ikkagi olime nagu Taavid ja Koljat. Meie eelarve oli 1 koma ja nendel oli, CSKA-l oli 50 näiteks. See eelarvete vahe oli ikkagi ja võimalust ja selle vahe oli väga suur, aga tulime välja. Ja aga lõpuks oligi see, et sõda tuli, meie selge siht vastus, ilmselgelt me seal ei osale ja tegelikult me olime varem juba 1 aasta ennem, tegelikult me olime juba kombanud seda maad, et euro poole rohkem vaadata ja see Champions League, FIBA Eurocup, et need on need, mis on ka meil nüüd jätkuvalt nagu... See sama hooaeg mängisimegi, see sama hooaeg, kui sõda hakkas, siis me mängisimegi Champions League'i seda, kus me peale saime. See oli juba see sama hooaeg. Ehk seal tekkis ka näiteks FIBA ja Euroliiga ja VTB liiga omavahelised niisugused reeglistikud, ütleme ebakõlad, kus näiteks kui sa mängisid FIBA sarja, siis sa ei tohtinud mängida VTB-d ja umbes ja nii edasi. Siiamaani see käib vist nagu siiamaani, eks ole, et aga täna just oli see, et kuna see Euroliigast tuli juttu, et eelarvetes siis näiteks Iisraeli klubi Hapoel on ju, et meie eelarve oli 50 miljonit ja suurendame kuni 70. Kui täna me suudaks ka öelda, et kui meil on täna see eelarve, me suudaks ka niimoodi suurendada, oleks väga hästi, aga me ei suuda. Farmiks minna. Võime küll. Ühesõnaga ma tahtsin, me valgusime hästi laiali, aga ma tahtsin nüüd ümber lükata selle, et me ei pane uksi kinni. Jah, et me jõuame sinna, kus me täna nagu oleme, et siin rääkida ka lahti, et meil ütleme siis meie ajaloos ehitustöörist, kus me siis Ivariga oleme osanikud ja müüsime maha firma 2001 müüsime maha siis niisugune firma nagu Cramo, kes oli Rootsi suurim rendiettevõte ja sellest tuli ka siis 5 aastat mängisime veel ehitustööriste nime all, peale kui me tulime esimest korda tšempioniks ehitustööriste nime all, siis toimus ka meil brändivahetus ehk tuli Cramo. Ehk Cramo nüüd on siis tänaseks olnud täpselt 20 aastat ja nüüd tänases valguses peame tunnistama, et meie nimisponsor siis lõpetas meiega lepingu. Ma ei tea, miks. Ta lõpetas üle... Nimisponsori lepingu. Kuna seal ka omanike vahetus oli palju 5 aastat tagasi või? Oma 5 aastat, 6 aastat. Ja nende strateegia on see, et nad lõpetasid kõik oma sponsorsed asjad ära ja kogu juhtimine läheb natuke Leetu ja natuke ära. Aga see on siis emaettevõtte poolt? Emaettevõtte poolt. Seal on üks belglane on omanik ja perefirma ja tema ise otsustab ja tema otsus on niisugune, et mis seal ikka, ega see on tema õigus ja eks tal reklaami jääb natuke vähemaks, aga tagantjärgi ikka suur tänu Cramole, et 20 aastat on meid võtab klubi toidanud ja see on väga suur abi olnud ikkagi. No ütleme niimoodi, et siis tegelikult, kui võtame natuke veel tagasi, see ehitustöörist Cramo, et kokku olnud nimisponsor 26-7 aastat on ju. Ja ütleme, üks põhitoetajad ja sponsoreid olnud, ütleme Eesti korvpallis üldse.
ja tegelikult ju kogu selle klubi identiteet on meil ju, käib meil ehitustööriistade ümber ja see, et rahvas ju kutsub pigem Cramoks kui Kaleviks ja kõik see punane logo ja tegelikult see bränd on ju väga-väga tugev. Ma arvan, et väga paljud Eesti inimesed tegelikult teavad ju ettevõtet Cramot ka tänu Kossule. Jah, et kunagi siis asendamatuid asju ei ole, nagu ei ole ka asendamatuid mehi. No. Surnuaiad on täis asendamatuid mehi, nii et ega elu läheb edasi ja tekivad uued väljakutsed. Absoluutselt. Nii et põhimõtteliselt selle hooaja lõpp, siis viimased finaalmängud on, kus rahvas tuleb saali ja viimast korda näeb siis Kalev Cramot selle nime all mängimas. Uuest hooajast uus nimi. Kalev jääb kindlasti ja siis Cramo koht jääb hetkel peale finaalmänge jääb vabaks hetkelt, et vaatame. Mis mõtted meil on siis selles osas? Aga ma tahtsin öelda, et see Cramo, kui me tegime siin Cramo grupp tegi nagu brändi nime sellise, ütleme siis turu-uuringu, siis Cramo nimi Eestis oli tuntud inimestele 95%, mis näiteks Rootsis on ta mingi Cramo nimi tuntud võib-olla 10-15% ja kui sedagi. Ehk see Eesti niivõrd väike ja see korvpall on populaarne, see tuntus läbi sellise sporditoetuse ja nime on ikka väga. Aga tegelikult ongi, minu arust Eestis on väga lihtne läbi spordi tegelikult oma ettevõttele sellist nagu nimetuntust teha. Et üks Roosa Pank toetas siin naiste Kossu mõned aastad tagasi ja see oli lühikest aega, aga mina näiteks kuidagi siiamaani kuidagi naiste Kossu millegipärast seostan nagu sellega, sest need värvid läksid kokku ja ta lihtsalt kuidagi oli nagu hea bränding ja see toimis ja minu arust, kui on sul kuidagi selline hea tugev bränd, siis läbi spordi on seda tegelikult väga lihtne promoda, eriti läbi Kossu tänasel päeval, sest Koss on lihtsalt nii pildis igal pool. Et kokkuvõttes on see, mis sa saad, siis on ikkagi suhteliselt väike raha, mis sa siia alla paned, et kui mõni ettevõte juhuslikult näeb seda podcast, siis me oleme avatud veel mingi aja, et keegi tahab tulla ja saada suureks oma nime suuremaks puhuda. Teil käib siis ühine töö hetkel selle nimel, et mis sinna Kalevi järgi tuleb? Eks see natuke, mina teadsin seda nime, ütleme siis, et sponsori äraminekut nagu juba tegelikult sügisel. Kuna Remoga me olime kursis asjaga, nende käekäikuga ja nüüd me üritame siis selle sõnumi välja saata siis seoses finaali, me peame ütlema selle välja, et sõnum edasi anda ja sellest on ka see uue nime sponsori otsimine. Et kindlasti see on väga raske, sama suurusjärgust limisponsorit kohe leida, aga me teeme kõik selleks, et midagi uut tuleks, et tühja kohta maailmas ei tohiks olla. Ega ilmselt ei olegi, kui me natuke fantaseerime, nagu lihtsalt kui peaks unistama, siis millist ettevõtet te tahaksite see klubi nimi sponsorina näha? Ja mis võib-olla on nagu selline realistlikum variant? See on hea küsimus. Sellisest nagu äriperspektiivist, et milline ettevõte oleks hea klubi nimi sponsoriks ja millised on võib-olla tänases majandusseisus nagu võimalused? No, hetkel sobivad kõik. Kui laua peal on neid rohkem, et siis saab midagi valida, aga hea, et ta oleks tuntud Eesti bränd oleks väga hea. Või keegi, kes on alles turule tulnud ja tahab ennast suuresti näidata läbi meie, et me mängime ju plaan on ikkagi nagu eurosarjadega. Eks see sobiks väga hästi mingitele niinimetatud start-upidele, kes tahavad Euroopas või maailmas näiteks läbi lüüa või kes peavad nagu nii palju raha sinna reklaami alla, et üldse turul olla, üldse ennast näidata. Et see on hea asi tegelikult. Ja võib-olla seostada see ettevõte, kes tuleks, kui siin on mingid saali tegemised, kõik sükstest juurde, et areena nimetused juurde, et seda nime, saali nime, kõiki asju nagu ühte potti panna, teha sellest veel suurem ja pikemaajalisem bränd, et see fantaseerides võiks olla siuke kogu kompott kokku tulla ja sealt see hakkaks oma elu elama. No tegelikult muidugi igal pool on, kui sa vaatad, mitte ainult meil on tegelikult kõik need bettingufirmad on olemas, on ju, aga samas on ka, et kas ta peab olema bettingufirma, ma ei tea. Aga kui keegi tahab siin Eestis reklaamida, siis bettingufirma sobib väga hästi. Nimi peab olema kõlav nagu Cramo on ju. Kui ta läheb pika lohisema, siis ta kaob jälle sealt ära. Kõik oleb sellest palju kõigi raha tabanud. Üks on seal. Üks on siin näiteks. Ja minu arust nagu nimi sponsor võiks olla ikkagist miinimum 3 või 5 aastat, et ta kinnitaks kanda ka, et ta nagu hakkaks tööle mõlemale poolele nagu kasulikuks, sest tegelikult kui palju kirjutatakse meedias, kui saavutused on olemas, tulemused on olemas, kui on mingi intriigid,
siis sa oled pildis igas meediaväljaandes. Et jah, et kui seda numbrid paremini tegelikult, palju meid vaadatakse, palju rahvas käib, palju meid meedias kajastatakse, noh, kas või otseselt ja kaudselt, kas uudistes või ajalehtedes, artiklites, siis see number on väga suur. No meil üks number käis läbi, et hooaja peale käib meie klubi nimi kõikides meediumitest läbi kuskil 19 miljonit vaatamist või 19 miljonit klikki. Nii et ettevõte, kes tahab Google'is ennast ülespoole saada vaadatuse poolest. Täna nüüd AI-d, kõik asjad muutuvad nii palju, et see on päris hea võimalus oma reklaami Google'is üles tassida. Jah, pluss me elame hetkel ju Kossu buumis 2029 aasta EM-i tõttu, et tegelikult hetkel on ju, peaks olema korvpalli, ma ei tea, populariseerimise hiilgeaeg. Aga see ongi see, et üks peatükk lõpeb, selle nimega oleme väga tänulikud ja see avab uksi järgmistele, et hakata mängime Euroopat ja mängime Põhjamaid, et selles mõttes on ka hea, et kes tahab nagu turult siit välja minna, et siis koos Kaleviga on hea minna. Et Eesti koondis mängib, vaatajaid on palju, aga neid matse on 3 tükki või 4 korda mängime aastas on. Võib-olla mõne korra rohkem ka, aga ikkagi vähe. Ei mänge on vähe, klubis on palju. Klubi mängib ikka praktiliselt iga nädal 2 mängu. Et selles mõttes seda vaadatavust ja huvi võiks olla palju suurem, kui jõuda jälle tasemeni, kus on saalid täis. Ja tulles tagasi sinna küsimuse juurde, et see eelarved ja ikkagi me oleme seda meelt, et iga klubi, Eestis, kui tahab edasi minna, siis peab olema eelarve jagatud 3. 1/3 on omavalitsus, 1/3 on sponsorid ja 1/3 on piletitulu. Et sinna maani võiks nagu minna, mis oleks nagu jätkusuutlik edasi minna. Vaadates Salgris näidet ei ole mõtet meil tuua, see on fenomenaalne, ütleme teistest eest ära, aga teooriast peaks see niimoodi olema. Kaunas väikse linnuna suudab seda teha, siis miks ei suudaks siis Tallinn teha seda? Eks seal on natuke rohkem rahvast ja võib-olla see... Kaunases? Või Leedu üldse, Leedu on Leedu ja Kaunas on Kaunas. Iga linn on oma, et kuningriik. Päris üks ühel ei saa võtta. Et see, ja ütleme, mitte tulles ainult rahaliselt, et kui me siis selle noortega seal, ütleme siis me nimetasime noori, et kui seal esimeses meeskonnas see on siiamaani, kes on meil ka Ramo asemel olnud, on Remo Olsmer, oli meil 18-17-aastane poisi esimene meeskonnas, siis ta vahepeal õppis, siis ta oli vahepeal meil manager kõrges poliitikas ja siis Ramo nüüd ta on endine direktor, et ma tahtsin seda öelda, et me anname ka mitte ainult, ütleme siis kasvulava noortele, kes tahaks tulla Kalevisse mängima ja saada edasi, see neid kõnetab. Kui kaob ära, kui me lähme kõik sinna, ütleme, väikesesse klubidesse, kus on rahvaarv 500, siis ma ütlen, et tulevik ei ole väga helde. Jah, aga tegelikult ütlekski, et ma arvan, selle klubi kõige suurem teene Eesti Kossul on ju tegelikult see, et vaata, kui palju meil on Eesti mängijaid viimastel aastatel eriti läinud tugevatesse välisklubidesse. Heiko Rannula, me oleme tegelikult ju viimastel aastatel eriti varasemalt oli võib-olla lihtsalt rohkem see, et olid andekad välismängijad, kes tulid siia väiksesse klubisse tänu VTB-le, said minna edasi suurematesse klubidesse, aga tegelikult tänasel päeval on ju see Eesti mängijate nagu väljund Kalevis kõige soodsam. Kui ei ole väljundit, siis ei tule ka head mängijad siia ja omad mängijad ei taha ka siin olla, kui sul pole väljundit. Ja eks üks oli ka, et me olime vist vähesed juba, kes siis hakkasid tooma välistreenerid, et tuua midagi uut, näha midagi väljapoolt ja ka meie treenerid, abitreenerid õppisid seal midagi juurde. Et see polnud, kes ei olnud ainult, et tulid siia, et said oma võidu kätte, et läksid ära. Ei, nad andsid ikkagi väga palju meile klubile juurde. See välisklubides mängimine on samamoodi, et ta ei ole ainult see, et me mängime välismänge, aga tegelikult meile klubine ka on väga lahe on olnud viimased aastad käia seda FIBA sarja mängida. Tegelikult me iga kord, kui me käime kuskil klubides, siis enamasti oleme Allaniga käinud ka tegelikult ju vaatamas nende klubide ka mingid telgitaguseid ja kuidas erinevates kohtades asjad toimivad. Sa saad seda siseinfot sealt isegi mingid GM-idega rääkides, et mis see eelarve on, kuidas teil jaotused, kuidas teil linnatoetused on, kuidas maksudega on, kuidas teil asju tehakse, et sa saad seda know-how'd veidi või kuidas on võimalik võib-olla ka teisiti out of the box nagu vaadata, kuidas läheneda asjadele võib-olla, mida kui ainult siin mängides omavahel palli võrgatades, siis võib-olla ei saaks seda ju kõike kätte, et need on ka need plusspooled, jah. Aga ma tahtsin tagasi tulla, et neid nimesi viimastel hooaegadel on nagu väga palju olnud, võtadki Konatšukid, Hermetid, Kovler, kes oli ka nagu põhimõtteliselt meie Eesti poiss juba, et neid on väga palju, kes lähevad väga tugevatesse liigadesse siit ja see näitab, et tegelikult on võimalik. Ja me oleme alati olnud seda meelt,
kui me teeme isegi lepinguid, oleme teinud, et me anname kohe võimaluse, et kui on võimalus, hea klubi, palun. Et ei ole kinni hoidnud ja niisugust, et kui võimalus, anname minna kohe. Kasvuolava kohta tuli üks vana fakt tuli meelde, et ka Taavi Rõivas on olnud meil fotograaf klubis. Päriselt. jah, et noh, Nii et kunagi ei tea, No nii. Ja see on üks point ka meie klubi mõttes, et ka neid inimesi, kes siin töötavad ja et kuidas seda nagu veel paremini enda kasuks tööle panna, et need inimesed, kes tulevad tööle siin, nemad ka arenevad läbi nende sõitude ja läbi selle töö, mis sa teed, et kes teab, kus klubis keegi võib välismaal ennast leida. jah, et isegi võttes seda, et kes meil on siis organisatsioonis, tänu teile on ju, te olete andnud nii palju nagu seda organisatsiooni ja seda, ütleme, et kaasajastada meie klubi kõiki tegevusi, juurde andnud nii palju. see kasvanud ikkagi uus tase. Kui ma olen jälginud teiste klubide nagu selliseid kodulehti ja podcast'e, ükskõik mida, siis nad on hakanud vaikselt järele tulema juba vaikselt, nii et müts maha, et te olete ikkagi suunanäitajad, nagu meiegi klubi, kogu klubina oleme suunanäitajad olnud korvpallis. Kalev on olnud 100 aastat Eesti näitaja korvpallis. Üritame seda lippu hoida. Jah. Nii, vaata, mis mul siin veel on. Mul oli siuke küsimus siin ka, et tegelikult enam-vähem nagu puudutasid seda teemat, aga et mis vahe on ühe ettevõtte jaoks toetada Kossu tänasel päeval 2026 ja ütleme siuke 15 aastat tagasi, 20 aastat tagasi. Et see spordi toetamine ei ole tegelikult ju, ma ütlengi, et ega see sealt väga midagi nagu tagasi ei teeni. Seda on raske mõõta, et kas ma teenin tagasi või ei teeni tagasi. Cramo on teeninud oma brändiga ja kui ta on bränd tugev, siis on usaldus ka tugev. Et kogu Eesti sport on tugevasti alarahastatud, kuna meil Eesti on väike, ettevõtted on suhteliselt väikesed, see kandepind, kui sa võtad mingid suurimaid, siis on ta väikene, et see on üldse ime ja sa pead olema ikkagi selle ala fanaatik, seda ala armastama ja koos sellega siis toetad seda oma neid sporte, mis sulle meeldivad, et tänu sellele saab ikka, sa pead natukene ikkagi seda armastama ka ala. Eka on jah, et muidu seda Excelisse otse panna ei saa, aga see tuleb mujalt tagasi läbi suhete, läbi inimeste ja see hakkab sinu ettevõtte jaoks ka kaasa mängima. Jah, et ta ei ole niisugune lühiajaline, et kui ma tulen, annan 1 aasta raha, et siis toimib ei. Mida pikaajaline see on, seda rohkem ta hakkab tööle. Läheb nagu lumepall keerlema, et su nimi, tuntus ja suhted ja kõik asjad. Et see on nagu jätkusuutlikum. Ja ja kui me koputame kellegi uksele, ütleme, et kuule, Tõnu, anna raha, et ma tunnen sind, on ju. Ja kui ta on ikkagi tegeleb motocrossiga, on ju, siis tal on raske nagu sinna korvpalli nagu raha anda, et tal nagu, et südamel lähedal, et ta toetab ikka seda sporti, mis on temale lähedam ja vist kõnetada teda rohkem. Kas täna on sponsoreid raskem leida kui 15-20 aastat tagasi? Ei tea, eks see ole peale, kuna täna kogu maailma geopoliitiline olukord on väga keeruline. 2 aastat oli COVID-it, nüüd on 5 aastat olnud sõda. Üks sõda lõpeb, pole veel lõppenud, teised algavad juba peale, näiteks see majanduslik olukord on väga keeruline. See paneb ka kõva pitseri. Ja me kõik spordialad ja liidud, me kõik käime samade ettevõtete juures, üritad küll leida neid, kes ei toeta, aga me kõik konkureerime, meid on palju ja kuskil antakse oma üks toetus ära, aitäh, aga järgmistel on hea öelda, et kuule, sorry, aga meil on eelarve tegelikult täis, et see peab ka nendest nagu aru saama, et me oma mingi valik tehakse. Täna on igatki, mina leian, et hakkame üleval pihta, ehk riik peab selleks tegema, et kuidas sporti raha saada. Täna meil see üks eestvedaja on Tanel Tein, kes seal üksinda siis võitleb nendega, et saada kuidagi riiklik süsteem, riiklik rahastus, kuidas firmad saaksid rahastada sporti, et nemad võidavad ja riik võidab ja kogu Eesti majandus ja ütleme, meie lapsed võidavad, kes ei istu ainult see purksi on ju, et tuleks ka sporti, et see on üle taga pihta see, et kui sealt saaks selle asja nagu kuidagi toimima, meil on Eesti Vabariik nüüd juba üle 30 aasta, eks ole, ja me kuidagi see asi ei toimi veel. Nagu Tartu maantee, et teeme 4-realiseks juba 27 aastat tagasi mõelme, me hakkame tegema, siiamaani teeme. Et nii ei saa edasi minna, kiire me oleme väike ja me oleme kiire. Internet peab olema kiire. Ta toimib mingil määral koondiste jaoks, alaliitude jaoks, nagu Team Estonia näol, EOK näol, aga me oleme nagu profikorvpalliklubi ja klubidel otseselt sellest ei ole tolku, kui riik mõtleb koondiste jaoks liitudele midagi välja, et tegelikult oleks vaja, et see kanduks kuidagi klubidele üle, kes tegelevad kandepinna laiendamisega, et ka klubid saaksid mingeid
soodustusi või mingeid mõtteid seal, et riigi poolt aitaks ka klubisport lõpuks ka koondiseid ja medaleid võita. Riigi abi täna on umbes –30% klubi eelarvest, mis tuleb maksudeks ära maksta. Ehk kui toome klubi näiteks ole, et Tallinn kui omavalitsus sponsoreerib meid ja sisuliselt rohkem peale maksma riigile, et see raha anname kõik ära. Et noh, see on natuke nonsense süsteem. Ja see süsteem ei toimi, kui me unistame edasi ja me tahame jõuda sinna suurele tasemele, et mängida Euroopas korvpallis, peaks miinimumeelarve võiks olla 5 miljonit, siis saad midagi kellegiga natuke konkureerida ilma selleta, et loodad imele ja keegi midagi viskab ja teeb ja et selleks peab süsteemi muutma. Et kui täna tahaks võtta ma ei tea, inimese, või korvpalluri, kes teenib näiteks 500 000 aastas, 50 000 kuus, siis me peaks nii palju makse ära maksma, et see oleks täiesti ebavõimalik. Seda ei saa kunagi juhtuma, sedukest raha ei ole olemas. Üleüldiselt me konkureerime ka veel siin Ameerika ülikoolide asjadega, et kus mängija läheb ja tema aastane palgatulu, mis tema saab, on sama, mis meie klubi eelarve, et väga raske on ka hoida võib-olla. Sinna pääsevad väga andekad lõpuks või kes ülikooli stipi peale saavad ja kellele seda raha makstakse. See on nende nimed on kõik teada täna. Neid ei ole väga palju. Eks ta konkureerib et kui see noor sportlane on meil mänginud, saab ta, ma ei tea, 18-20 ja kui ta ongi vähega andekas, siis ta üritab ülikooli ära minna, saab sealt, ma ei tea, mis see miinimum, täna juba 500 000 saavad seal aastast palka. Tipud saavad 5-6 miljonit, sellega see on meie 5 aasta eelarve, et sinna kuidagi konkureerida on ebamõistlik. Aga samal, kui nad tulevad ülikoolist tagasi, NBA-sse ei saa, enamus ei saa sinna. Siis on jälle see koht, kus me saame nad tagasi võtta. Kas see läheb Euroopasse või tuleb siia või lõpetab mängimise, aga see on järgmine koht, kus neid saaks siis klubi korvpalli tagasi võtta, neid andekaid poisse. Siis on juba andekad mehed. No nii. Et selles mõttes on kogu see struktuur muutunud. Jah, võrrelda, et üks Eesti üliõpilas korvpallur teenib rohkem aasta kui meie 5 klubi eelarve. 5 aasta eelarve. 5 aasta eelarvel, et see numbrit on nagu, ei ole mõtet nagu eietada, et mis saab Euroliigas üks mängija võib-olla 10 aasta eelarve. Et natuke tegelikult oleme ausad ka siis ka Lätit vaadates ja nende klubi korvpall ja see ja sponsorlus, kõik on natukene ikkagi taandarengus, et seda asja saaks. Lätil on sama mure ilmselt, mis meil jah. Lätil on sama mure, Leedul ei ole ka midagi hästi, Algiris on ülejäänud on ikkagi samamoodi. Ritas Vilnius on ka nüüd võitis Champions League'i ja neil on praegu... Ritas võits, jah? Aga Leedkaablid, kes said 20 pähe vist täna. Ja, aga samas siis, ja kes oli treener on ju, ka meilt läbi käinud treener, et positiivne, et on võimalik ja ega Vilniuse osas on sama, linn toetas sinna 3 või 5 aasta plaaniga rohkem raha pani sisse, et nad oleksid Kaunase ja Vilniuse omavaheline asi toimiks edasi, et seal on ka see, aga see näitab ära, et siuke 5,7 miljoniga annab nagu teha ja nad tulebki Champions League'i võitjaks, mis on nagu väga kõva asi. No nagu Ivar ütles, ongi see 5 miljonit on see selline summa, millega sa suudad juba Euroopas natuke midagi teha. Aga kui see igas liigal on oma printsiibid, oma eelarved on ju, mis peavad olema klubidel, et üldse sinna sisse saada. Me ju üritasime siin ju eelmine aasta Raamakoja, üritasime minna ju sisse sinna, ühineda, siis mis meil oli see Prometeiga. Ja seal siis, kui tuled hakkad uurima, et kuidas sinna sisse saada, siis sul klubi peab olema miinimumeelarve 3 miljonit. Ja sul peab olema tõestatud paberid, et sa selle raha saad, et sa ei lähe niisama sinna. Kuhu sisse saada? Eurokappi. Et lihtsalt juba seal on nagu kriteerium tees. See on nagu bottom, põhi. Kas mingeid teistsuguseid ühinemisi on veel olnud siin aastate jooksul selliseid, et... Pakkumisi? Jah, mingeid pakkumisi kellegi kokku minna? Ega ei ole, et... Valga Veljega? Ei ole. Ja ei, me oleme mõelnud jah, et kui ajalugu mõelda, et kellega koostööd teha, Keilad ja kes meil on siin olnud, et jah, me oleme seda küll mõeld, jah. Kusjuures me oleme mõlemad Keilas sündinud.
et Keila on ikka suur korvpallilinn, et jah, et Keilas on kaks korvpallimeeskonda, me oleme mõlemad Keilas sündinud, nii et me oleme Keila poisid. Keila on Eesti korvpallihäll. tõesti, jah. Uus häll. Ja pean tunnistama, et Keilas kordagi korvpalli veel vaadanud, aga noh. Ma ei saa reklaamida ka. Ei saa ära. Tulge ikka meie mänge vaatama. Aga... Ja noh, ega kui läksime juba rahalised ja valulapsed on ju, mis on meie klubi nagu üks suuremaid nõrgemaid kohti, on oma saal. Ma tegelikult tahtsingi sinna just välja jõuda, see võtad kõik mu teemad ära, mis on väga hea. Meie pesa on, meil ei ole oma pesa tegelikult, see on... Ja ma tahtsingi tegelikult, mu küsimus oli üles ehitatud niimoodi, et kui palju te välist survet tunnete selles osas, et meil ei ole oma saali ja et meil ei ole oma algatatud noortesüsteemi. Mina tunnen iga kord, kui mäng hakkab, siis Ivar ütleb, kurat, et ma ei taha sinna Nordi minna. See ei ole see koht, kus vaadata seda korvpalli. Noh, loomulikult meil on saami vajadus, parkimise probleemid. Kunagi meil oli oma kodu tegelikult, kui me hakkasime siin VTB-d ja asjad mängima, siis seal oli kriteeriumid, et me peame mängima suures saalis. Unibetiga me siit tollal oli Sakuga, et Saku saal on väga mugav korvpallisaal, Kalevel väga mugav, aga kui me hakkame nüüd finaale mõtlema, see mahutavus, parkimine, jälle problemaatiline, et Eestis nagu on valulapsed nagu isegi see EM-i nüüd ütleme suurte saalide puudus. Ehk korralike saalide puudus, kaasaegsete saalide puudus. Tartu mängib samas saalis, kus mängiti 30 aastat tagasi. Vähegi mäng on, siis keegi sisse ei mahu sinna. Sama häda on Tartu ka. No see on natukegi timmitud. Nüüd on timmitud, nüüd on tehtud selle, jah, et... Timmitud. Ja, aga neil on olemas saal. Kui sa vaatad kogu Eesti korvpallimaastiku, siis Rakvere on kadunud, Valga on kadunud. Meil on jäänud Tartus, Pärnu, Keilas on 2 sätsi, millest võib-olla üks ja Pärgi ei tea täpselt. Viimsi. Ja Tallinnas on 2 ja Viimsi. Meid on ikka väga vähene. Et see, kui Kale ka loobuks, siis meid oleks ikkagi, see korvpallimaastik läheb väga kokku, nii et siin ei tohi kuidagi järgi ette. Et tuleb võidelda ja raha juurde leida. Nii, kus me räägime sellest saalist. Inimestele väga meeldib see saali teema. Saali teema väga meeldib ja... Esimest korda me panime seemne maha Ivariga selle saali uue ehitusega aastal 2000, ma arvan, 6-7. Et tulite meistriks ja siis tuli see mõte, et tegelikult võiks olla oma baas, kus mängida. Ja me oleme seda see oli enne masu, kui tuli suur masu, siis tulid jälle uued mõtted, et enne masu mõtles, et kõik läheb hästi. Siis tuli see masu peale ja see mõte on täna ikkagi meil veel, nüüd on 20 aastat, 25, mis on siis 22 aastat hiljem on see mõte ikkagi taskus. Ütleme natuke teostusele, ideede realiseerimisele oleme lähemale jõudnud Tallinna linnaga. Nii et linnaga koostöös. Ja linna koostöös. Seda eraraha peal seda saali teha ei ole võimalik. Et linna koostöös oleme jõudnud ideeni, millal see realiseerub. Ei tea. Järgmine nädal on koosolek. Meie jaoks oleks kõige parem variant, et riik ja linn ehitavad korraliku keskuse valmis ja me võtame selle rendile ja kasvatame noori korvpallureid ja teeme tippsporti. Muud varianti ei ole olemas. Meil ei ole idee ei ole meie idee, et ei oleks ainult nagu ühe klubi nagu saal, et ta on suurem nagu spordikeskus, meditsiinikeskus ja kõik kokku ja noortekeskus. Et natuke suuremalt mõtleme. Ja ta võiks olla meie kes rendil ja me hoiaks selle tipptasemel valmis. Aga vaatame, loodame nagu ikka 2 aastat oodanud, ma ei tea, 22 enam ei viitsiks sest. Kui realistlik see päriselt on? Nüüd on vist jõudnud kõige kaugemana. Muud varianti polegi. Isegi võime öelda. Põhimõtteliselt nagu näete, et selles suhtes ilma selle saalita see klubi ei ole jätkusuutlik. Et ikkagi selleks, et see klubi jätkuks, tal on ikkagi mingi hetk vaja. Mingi hetk vaja. Me saame edasi marineerida ja siin meistrid või need tsehhi tavalise meistri võis edasi teha, aga tahaks, mina nimetan seda suurest korvpalliks, et tahaks suurt korvpalli mängida. Ja, aga kas ta viimane, ütleme nüüd aasta pärast seda eelmise aasta meistrivõistluste finaalseeriat näiteks, kui palju te nüüd seda tunnetate, et Kalev ei ole üksinda, ei istu trooni peal ja teised kõik on tunduvalt nagu maas, et päris palju ikkagi annab tunda see, et teised klubid on järgi jõudnud? Et kui palju see võib olla kuidagi nagu kanda pitsitab? Kui sa väga kõrgel ei ole, siis teistel on väga lihtne järgi jõuda.
ja kui palju see kuidagi nagu innustab parem olema või just kuidagi mingit sellist, kui palju teil on isiklikult sellist mingit sisemist rivaliteeti või sellist ma räägin oma koha pealt, et mul see Eesti meister on tore olla ja nagu peaks olema ja me oleme aastaid olnud ka, et see nagu ei ole eesmärk, ta on küll väga tähtis eesmärk, aga ta ei ole eesmärk omaette, tahaks mängida ikkagi, et suurt mängu ja mängida Euroopa tippsatsidega, Euroliigasse me ei küündi ja sinna arvatavasti niipea ei saa. Aga tahaks järgmise tasemega tahaks ikkagi võistelda ja olla samal tasemel, see on nagu eesmärk. See on eesmärk jah, aga see, kas me võtame täna Tartut või Tartu võtab meid või Pärnu võidab meid või see on kui kõik satsid oleks selles ülemisel tasemel, siis on okei, ja kui me oleme siin tasemel, kus me siin ellujäämiskursused on, siis ei ole see nii äge, kuigi rahvale läheb ta lõpuks peale. Aga saalis ei peaks olema 2000 inimest, vaid saalis võiks olla 10 000 inimest. Et see oleks nagu see päris ja piletid müüakse välja nagu Eesti koondise mängule, kus mõne tunniga müüdud ja sa ei saagi sinna minna. See oleks vähemalt minu unistus. Jah, aga ütleme, üks on see idee ja unistus, teine on nagu reaalsus. Ja me oleme seal reaalsus. Me oleme Ivariga nagu see tandem seal oma ärides ka, et Ivar olid unistused ja ideedest suuremad. Mina on see reaalne, et üritame, et tegelikult on valus küll, et mitte valus, aga see on normaalne. Konkurents on hea. Aga üritame, et me alati oleme edasi läinud, et mis liigas mängime, kuhu me läheme, kuidas me võtame mängijaid. Aga kuna seoses selle igasuguste maailma keeristega ja sponsorlusega kahjuks oleme jõudnud sinna, kus meil juba niimoodi, et 3-4 meeskonda tulevad ja koputavad uksele, et kõik võime kõike võita või kaudata, aga me ei viska püssi pöösasse, et lähme. Ja ma ikkagi tahaks natuke nagu Ivarile vastu vaielda, et Eesti meistritiitel on nagu auasi, seda nagu peab võitma. Ei, ma ütlesingi, et see ongi auasi. Aga tema isiklik agenda on see, et oleks meistritiitel lisaks mingi suurem mäng kõrval. Ma mäletan, kui me Tartuga võistlesime ja see aeg, kui meil oli Linnehän ja neil oli Tanoka Pööd ja Mürsepp ja Kullamäed ja see tase oli, ja mängisime Saku Hallis, siis see tase oli niivõrd palju ägedam. Ja seda me tunnistama, et siis oli see suure korvpalli õhku oli kogu saal täis. Nimetame suurt korvpalli õhku et siis oli nagu see mängijate tase ja see õhkkond ja kui sa võtad, et tõesti oli nagu kõrgem tänasest tasemest. Meil olid vennad, kes olid NBA-st läbi käinud või läksid NBA-sse, see näitas seda taset. Tanoka Pööd näiteks on. See on see sama asi, mis eelarvest rääksid, et eelarve on sama, aga lihtsalt majandus on nii palju muutunud, et ega tänasel päeval... Et sinna tagasi jõuda, ma ei kujuta ette. Täna nagu väga tublid siuksed külakapellid, aga tahaks siukest sümfooniaorkestrit. See on nagu, kui sa kuhugi ei pürgi, siis sa kunagi ei saa. Kui sul unistused on liiga väiksed, siis jäädki unistama. Aga unistused on head, aga mis see võib-olla selline lähituleviku visioon on? Et kuidas me lähme nendele unistustele lähemale? Seda oskab Toomas rääkida, ma olen niisugune aupresident rohkem. Eks tegelikult, kui päris osal koos Ramoga oleme siin nüüd seda lahand mõelnud, et kuidas edasi minna. Ütleme, eks ta on, tundub, et tänase nagu algul jutu käigus, et tundub enam vähem, et küll me hakkama saame, eks ta on raske. Ja idee on ikkagi teha siis nagu, meil on siis visioon, mis oli see Kalev 2.0 või, et ja hakkame kõigega pealt treenerist pihta, et meil on visioon olemas treeneriga järgmiseks aastateks, et sellest hakkame pihta ja üritame siis üritus on paha sõna, aga et saada siis lähima 3 aastaga võib-olla ütleme 1 samm tagasi, 2 edasi, et kuidagi peame edasi saama ja täna tandem on see, kui me ütlesime, et kui Ramoga rääkisin, et lööme siis Eesti mängijad kokku, keda me tahaksime näiteks ema meeskonnas näha. Eestis on kandemid niivõrd väikseks jäänud, et isegi nende noortega, et keda võtta siis, et Kalevisugune, ta kannataks Kalevisuguse meeskonna nagu selle mängu välja. Meil on olnud nagu tähti, nagu eelmise aasta Vaaks, mis on leid, oli kogu Eestile, on ju, et talente on vähe,
aga jah, et edasiminek, et eks siis ütleme lähimad kuud üritame oma selle nagu sellise visiooni ja nägemuse kõikidele nii üldsusele kui sponsoritele kui kõigile selgeks teha, et mis on meie, ütleme siis lähima 3 aasta nägemus. See lühidalt on see, et me oleme realistlikud, Cramo nimisponsorina ei jätka, aga töö käib selle nimel, et leida uus nimisponsor. Aga isegi kui tuleb, isegi kui näiteks tuleb samas mahus, siis samme teha realistlikult, et sa esimesel aastal proovid noori tulevikutegijaid leida, millest me just rääkisime, et päris keeruline, kes tahavad minna Ameerikasse, kes tahavad võib-olla 2 aasta pärast minna, kes tahavad aasta pärast minna, aga sul on mingi teatud kogus noori tulevikutegijaid, kes reaalselt mängivad, mitte ei ole pingil. Sul on hea treener, kellega me oleme väga lähedal praegu, et saada 3 aastaks lukku, temaga koos üles ehitada see, et olla 3. aastal kõrgemal, kui me olime näiteks sel aastal, kas või võtame eelarveliselt. Aga eelarve, ma ütleks, ambitsioon üks ei ole see järgnevatel aastatel tulemus ja eelarve, vaid teha õigeid samme, et minna siit edasi ja klubi oleks jätkusuutlik ja arenguvõimeline. Et pigem need on need visioon, tuua Eesti noored, neid üles pushida. Ilmselgelt sul on vaja mõnda kogenud mängijat ja paar välistäiendust nagunii sisse. Sa mängid medalite eest, plaan on mängida eurosarja, et ikkagi selles pildis jätkuvalt jalaga ukse vahel olla. Ja siis kuskil 3. ja sealt edasi aastast olla siis kõrgem, kui me olime, aga teeme seda kõike nagu realistlikult ja siis loodame, et mitte ei looda, vaid see plaan saab paika selliselt, et me olemegi ikkagi jätkuvalt Eesti esiklubi. Jah, et kui me siin, mul oli ka üllatuseks, et kui me siin aastaid tagasi FIBA sarjaks mängima ja siis tuli välja, et FIBAs on oma nagu reitingusüsteem, punktisüsteem ja siis me olime ainukesed, on ju, ja siis oli, kas me jätkame üldse FIBA sarja, kui me ei oleks jätkanud, siis oleks isegi täna olnud raske olnud ka Pärnul ja Tartul olla FIBA sarja edasi minna. Et me oleme nagu selle ja siis mainiti ära ühel koosolekul seal, kui me tegime, et ma ei mäleta, mis suvi see oli, et me ütlesime ei neile, et me mängisime hoopis siis seda Eurokappi üritasime 1 aasta ja see mainiti ära, et aastaid hiljem mainiti ära, et te läksid sealt ära ja te reitingupunkte ei saanud. FIBA ja Euroliiga on siiamaani natuke riigus, et see on väga keeruline. See oli see Champions League'i küsimus, et VF läks ja me ei läinud ja me ei võtnud seda vastu ja siis me läksime teist tepid ja siis hiljem öeldi, et kuule, te ei tulnud ja oli meeles neil see. Ramos on, et me tahaks ikkagi, me tahame edasi mängida FIBA sarju. Ma ei tea, kumba siis, et mis meil pakutakse, kindlasti on FIBA kapp. Et nende noortel mängijate tulevikumänge, kes tulevad, et me mängime ikkagi välissarja. Et sellest ei taha loobuda, et nagu siin, et ja kindlasti ma ei tea, tänapäeval, ma ei tea, kuidas see Neebel või kuidas nendega on, et ma ei tea, mis on nende ambitsioonid või kuidas nemad järgmine aastal üldse edasi lähevad, sest ma olen kuulnud, et seal ka mingisugused. Seal FIBA natuke ütleb ette ja pigem on ebaselge see, aga nii palju on kuulda, et FIBA teeb mingid muudatused, et grupid lähevad võib-olla suuremaks, eurohooaja saaks pikemaks, et ootame neid vastuseid sealt, mis teeb ka siis nemad ka üritasid tegelikult väga positiivsed, et see on Läti ühe mehenna ambitsioon ja väljamõtlemine, et kõik ei saa FIBasse ja mõtles välja, et lähipiirkonnad, kes vajavad nagu väljas mängimist, teha üks liiga. On siis rootslased, soomlased, eestlased, lätlased, ka Leedu, Poola ja kes meil on siin lähiriigid. Et see on niisugune hea liiga oleks kõigil teretulnud. Ja see kasvas nii suureks, et seal oli juba Inglismaa ja Poolad ja nad ei leidnud siit. Et kõigil tuleb vastu vaata, kui sa lähed ikkagi mängima, kui me mängime isegi täna seda FIBA sarja, kui ta eelarveliselt, siis ta ikkagi, kui rahvas saali saa, siis ta on suhtkond miinusprojektna. Aga sportlasel on ta väljund missugune? Sportlasena on, aga ilmselt rahva jaoks ei ole eriti atraktiivne. Eestis vähemalt see, ma ei ütleks, et see väga atraktiivne on. Ja, toos meie näite FIBA Eurocupi puhul, et kui Heikoga tegime 3 aasta plaani ja siis võtame samma haaval, lähme, teeme vaikselt. Heiko esimesel aastal, põmm, Final Fouris. Heiko tõstis Läti kohe nii kõrgele. Esimesel aastal top 4 tiim, aga nagu see oli nagu see äge, siis tuli rahvas ka kaasa. See näitab seda, et Eesti inimene on natuke selline, kui tulemust on, läheb korda, sul on ka mõned sellised mängijad, kes hakkavad sümpatiseerima ja sul on Kalev paksult täis, see täis, sul on rahvast piletit mäng peab olema põnev. Lähed kolid suurde saali, lõpuks olidki Cholet vastu, sul oli 5400 inimest seal ja
piletikassa oli siuke, et kurat, meil võiks mingi 7 mängu või 8 mängu hooaja jooksul olla, meil on juba ja nagu tulid, vaata, nagu sa ise tunnetasid, on ju, tulid suuremad meeskonnad vastu, sa suhtlesid juba selliste organisatsioonidega, kus saad ise õppida, noh, et ei lähe mitte nagu neile kogemusi andma, et ja sellest ülejärgmine hooaeg, kui meil see Pariis tuli hooaja eel siia mängima, nad teadsid sellepärast, kes me oleme, et me Cholet'ga mängisime seda veerandfinaali. Nagu nende need meeskonnaliikmed olid mingi, muidugi me teame Kalevit, et te mängisite 3 aastat tagasi Cholet'ga seda. Siin on naljakas kild on see, et kuskil FIBA Eurocupis kuskil lähed päris nimeka tiimi vastu või mingi loosimised toimuvad, siis tuleb sealt see, et nende gruppi tuli Kalev Cramos. Kalev Cramos on ju suur, tugev organisatsioon, nagu meil on brändki meist nii palju ees, et meil tuli Kalev Cramo gruppi, et oi, see on kõva vastane, et nagu meie meie maine on nagu päris tugev. Minul oli sama kogemus, sest ma olen käinud viimased 2 aastat, siis Ramo on saatnud Šveitsi sinna esindama, kui on see FIBA selle Champions League'i see valimine, nende paaride valimine ja siis esimene aasta, kui ma käisin, oli samamoodi, ma sattusin ühte lihtsalt ringi rääkima, mis olidki, see oli keegi Leedu Juventus vist Leedust, keegi Saksamaa klubi Bonn ja ma mäletan, mingi paar klubi oli veel, ühesõnaga nende siis manageridega seisin seal koos, rääkisin juttu, teesklesin, et saan aru, mis toimub ja rääkisin enda arust tähtsat juttu ja kui nad kuulsid, et ma olen Kalevist, nad olid nagu kuule, mis asja, et see on ju umbes, et need Leedu klubid olid mingi, et kuule, me umbes üldse ei konkureeri oma mingi mängijate või tasemetega umbes selle, mis te olete, siis ma ütlesin, et okei, ma lihtsalt olen vait selle koha peale, noogutan kaasa, et kui te arvate, kui te nii arvate, siis on nagu väga hea. Me oleme kivist väga palju seda peabki käima müts kuklas, mitte müts peos. Ja mida tugevam on bränd, seda lihtsam on saada jälle neid välismängijaid siia, Eesti paremaid mängijaid oma klubisse, jõuda järgmisele tasemele ja noored, kes satuvad meie klubisse, et nad teavad, et nad saavad parima võimaliku, mis on Eesti maastikul võtta, et kuhugi jõuda ja ennast näidata. Ehk üsna töötame selle Ivari unistuste nimel, et sinna olla seal kõrgemal ja siis on võimalik ka nii brändi hoida kui ka taset hoida. Saal ehitada. Pigem ongi mure on see saal ja eelarve kasvatamine, sest et olgem ausad, me, nagu ma kuskil ütlesin välja ka, et me tegelikult rahalise poole pealt mängijatel palkadeks suudame konkureerida umbes Itaalia 3.-4. liigaga. Me oleme siin Eesti meistriliigas, Eesti lipulaev. Aga bränd on palju kõvem. Bränd on kõvem küll on ja väljund on ka hea, aga tegelikult palkades, mis makstakse mujal, lähed sooja päikse alla, mängid seda 3.-4. liigat, teed kossu, yes, tore, aga sul makstakse rohkem, kui siin mängiksid. Et see on see, kus me oleme jäänud natuke ajale jalgu oma maksmiste asjadega, et millegi pärast me siin Eestis ei suuda kuidagi seda sammu edasi teha, me oleme jäänud siia kuhugi platoo taha nagu kinni veidi. Et see on see, millega ongi vaja abi natukene riigilt, omavalitsust võib-olla ja erasponsorid rohkem kuidagi kõnetada. Et... Nüüd tekibki ajalooline variant. Kuna Cramo läheb ära, siis kestab oma brändi panna sisse praegu. Saaks 3 aastat selle peal ratsutada päris hästi, sest et Kalev Cramol on läinud ju väga hästi, brändi mõttes. Uks on lahti, praegu on ajalooline hetk. Jah, nagu see bränd läheb nagu sinna galaktikasse natuke kiiremini, kui me tagant järgi tuleme. Võib-olla see, mis toetama hakkab, seda on see 29 aasta võib-olla, see on see, mis toetaks Eesti korvpalli üleüldiselt ja võiks ka klubisid toetada. Päris suurele ettevõttele on see niisugune naljaraha tegelikult. Jah, aga kust nad on kõik? Tuleb telefoniraamat lahti võtta ja läbi käia. On tehtud seda ka. Või altpoolt üles hakkad, vaatad, kus topeltveed hakkad, Pais ja kes seal tuleb. Tegelikult Ramos müts maha, et on väga palju suurt tööd teinud ja neid uksi palju koputanud ja aga ma ütlen, palju ei kõneta korvpalli, et kui talle see ralli meeldib rohkem, et aga me teeme selle nimel tööd, teeme ka omavalitsusega rohkem ja Eesti riigi üritame teha. Korvpall on see, mida Eestis osatakse mängida. Ma tahan lihtsalt öelda, et mõnikord peab olema lihtsalt realistlik, et kui sa näed, et ei saa veel seda sammu teha, siis tuleb lihtsalt paiguliselt mõelda kõige parem lahendus sellele, mis sul on olemas ja samal ajal võtta see aeg ja proovida leida need lahendused, et sa jõuaksid sinna. Õnne peab ka olema. Õnnele tuleb uks lahti hoida. Üldpildis, kui üleüldine level me rääkisime, et lähevad mängijad välja, ei ole noori, siis kahjuks see üleüldine level on võib-olla natukene langebas trendis. Aga sul ongi noored, kes tulevad uuesti pilti ja sa hakkad nendega tegema, et ma arvan, et see on see samm, kust minna edasi. Ka teistel klubidel on sama raske. Me räägime siin seda juttu, ma arvan, kõik klubid rääkisid täpselt sama juttu. Et see on kahjuks meie spordi siuke miinuspool. Klubis pole ju väga palju järgi jäänud ju. Ei ole, aga võtta veel kõik teised spordialad ka, kes üritavad ikkagist klubi tasandil professionaalset asja teha, siis keeruline on kõigil nii palju, kui rääkinud oledki. Korvpall on ikka siuke, kus sa võiksid, kui sul meeldib korvpalli mängida, siis on võimalik korvpalliga ära elada.
ja kui sa natukene veel pingutad ja veel täpsemalt viskad, siis on võimalik ka suurt raha teenida. ühesõnaga, et me oleks ikkagi nimena ja meeskonna selline, et need väiksed poisid, kes täna tulevad ema-isaga saali, tekib unistus, et tahaks ka sinna kunagi saada ja me oleme seda teinud, paljud on siia tulnud, et see jätkuks. Meil on Marten alles praegu tiimis. Üks hetk, kui me Toomasega, see oli ka mingi, ma ei tea, 10 aastat tagasi, mõtlesime, kas jätkame või ei jätka. Siis see oligi mingi lapipoiss sealt saalist, mingi pikk oli. Me ütlesime, et ma ei tea, kas me jätkame või ei jätka, siis ma ei saagi Kalevis ju mängida. No, ja siis me ütlesime, no okei, et jätkame. Selle nimel tuleb teha. Ja mul tuli just meelde, ma käisin nüüd... Ma ei oleks nime ära küsida, aga võib-olla täna kuskil mängib veel, ma ei tea. Mitte viimast mänguga, eelmist mängu TalTechis vaatamas. Ja see oli samamoodi üks lapipoiss. Ja ta pühkis, isegi kui see pall tuli talle, kui ta andis palli kätte ja vaata poisil on tundes, et ta on niisugune hinge unistus, et ta tahab kunagi sinna saada. See oli nii hea vaadata. Poiss enne nukkur, jah? See Martin alles siin jah, et oli meil lapipoiss ja... Oli, jah, alles oli. Alles mängis Nordis noortesüsteemis ja oli lapipoiss aastaid. Nüüd peab siis treeneril, et isegi on 2 sekundit, et ta saaks korraga finaalis. Aga sama asi ongi Kaka Sokud, Kalev Cramo, kes Uendrik ja Titsok ja nemad toimetavad, seal on üle 300 lapse juba ja see, et meie bränd on siin ees ja me ikkagi oleme mingeid ühistegevusi ka teinud. See on see, mis toob neid lapsi sinna, see bränd just ja nad suhestuvad siin Hugo Toom ja siuksed nimed, kes meil satsis on, mängijad, need noored tahavad sinna minna ja see nagu on kasvav trend. Eks seal on omad mured, et samamoodi ei ole oma pesa, sa oled laiali natuke Mustamäe Õismäe kandis. Eks see hakkab ka pihta tegelikult üldsus jälle riiklik süsteem ja treenerid. Et kui meil treenerite alarahastus ja need ka ei ole, ei suuda neid lapsi seal hoida, et see on, ma ütlen, et see ei ole nagu meie klubi, et see on nagu selline üldine munave sektorit, kus kõik on täidetud, et sinna jõuaks. Raha on kõigil puudu. Kahjuks küll. Raha on maailmas palju, aga kätte ei saa, jah? Jah. Tundub nii, et see auk on siin meil kõige suurem. Okay, aga lõpetame kuidagi lõbusalt, et iga aasta käite seal Euroliiga Final Fouril, jah? Eelmine aasta ei käinud, kuna ta oli Toomas käis. Täpsustame. Meil on paika pandud, et ma olen nagu see, ütleme, see eestvedaja, Final Fouri eestvedaja. Ja siis meil on oma niisugune, me oleme läinud niimoodi, et algul me käisime Ivariga, käisime nagu 2 vist, siis meil on see laienenud ka meie perede peale, et tegelikult on ta juba peretraditsioonid, me käime koos oma lastega ja ütleme nii, et Ivaril eelmine aasta ütles, et 50 kraadi on tema jaoks palju. Mina leidsin, et ei ole palju, aga tänu sellele, et ma läksin sinna ja käisin ära, siis tänu sellele me saime Euroliiga piletid, muidu me ei oleks saanud. Et kuna... Kus oli Abu Dhabi või? Abu Dhabis. Et kuna võeti need, et lubati neile, kes on eelmine aasta kõik käinud. Ja täna on defitsiit. Ja see on ebaloogiline... Teistpidi on äge ju. Jah, mina olen käinud, ma arvan, et nüüd 12-13 korda või? Ühe korraga jätsime minemata Serbiasse. Mis see küsimus oli? Poliitiliselt. Lõbused. Meil on traditsioon. Me käime Euroliiga... Kõige meeldejäävam on olnud milline? Kõik Final Fourid jäävad meelde, kui kreeklased mängivad finaalis. See publik on maailma parim, kui seal ju 10% ei vaata mängu, vaid laulavad. Selg on saali poole, nendel täiesti ükskõik, mis seal tehakse. Venerbahel on väga aktiivsed, kõige hullem muidugi on Serbia. Need on agressiivsed. Aga ma ei tea, olen küll Valencia poolt, aga unistuste finaal oleks see aasta Panathinaikos Olümpiakos kodus. See oleks, ütleme, Euroopa korvpalli niisugune tippude tipp. 2 suurt vaenlast. Samal ajal on siin sama suur lahing käimas. Kalev Cramo versus Tartu Ülikool. Või tuleb meie finaali vaatama, sest te olete seal? Kui nendel kuuvedel, siis me ei tule, jah. 16 võõrsil mängul saab tulla. Kodumängul peavad käed. Ehk jah, et meil on saanud see pikaks traditsiooniks juba, nüüd võiks öelda aastakümneid, et jah. Kui meil on 4. ja 5. mäng, küll nad on kohal. Ma ei mäleta, mis aastas oli, kui Kalev oli, me olime pähe saamas juba. Me olime kuskil Final Fouril oli meil
ja Tanel Sokk viskas kuskilt keskjoone pealt, saatis mingi 3 ja võitsime 1 ja võitsime lõpuks ära ka vist. see ei olnud nagu viimane mäng, see oli see mingi, ma ei tea, teine või kolmas mäng oli Saku hallis oli see moment jah, kus Tanel Sokk viskas poole korri pealt. Hotelli rõdu pealt lasime loomalendu. No ühesõnaga siis 16 mai näeme Tartus laupäeval, esimene finaalmäng. Jah. Hoiame pöialt. Loodame, et tulevad tasavägised mängud ja tasakaal tuleb meie poole, aga tuleks põnev vaadata. Ma arvan, satsid on täna suht võrdsed. Tartul on võib-olla väike eelis, aga me ei anna kindlasti alla. Ja loodame ikkagi karika koju üle tuua. Et loodame, et siis Tartu ei ole sama agressiivne kui Varraku viimane lause, et mingi lõhku kõik ära. Jah, et löö et tükid taga, et mänged ikka kõik terveks jääks, et ikka sportlik asi tuleks rohkem välja. Ma arvan, et ja loodame, et kohtunikud suudavad neid mänge hallata, et nad ei läheks kohtunike poole pealt käest ära. Kohtunikud ei tohi mängus välja paista, siis on tippkohtunikud. Kui kohtunikud on mängustaarid, siis on väga halvasti. Vot, nii et. Aga aitäh teile, lõpetame siis selle noodiga ära. Tore, et tulite. Ma arvan, et saime äkki vastata mingitele küsimustele, mis inimesi huvitsid. Ja ma ei tea, edu teile. Edu meile kõigile. Edu meile kõigile. Võid koju. Võid koju, jah. Võid koju. Aitäh. Aitäh. Nii läks. Eesmärk on Tommile pähe teha, rohkem ei ole midagi. Napikas. Pärast on meil nagu 2. Opa! Väga halb, väga halb. Ai, kurramus. Oi, see läks käest ära. 5-1. Üks on juba päris hea. Opa, sii. Kord on sama hea kui Hermet või? Ai, see läks käest ära. 7-2. 8-2. Hermetil oli 0, nii et sa oled väga hea. Nii, ja viimane või? Aga 2 on väga hea. 2 oled Kalevi parim. Oota, jalgjoonel, vaata, kohtunik jälgib seda ka. Nii. 10 viset, jah? 1. 2. Väga halvasti. 3. Mõnda vana aset. Teine pall oli parem võib-olla. Tom viskas nüüd mõne kord küll. 5. 2 korda laual pihta. Oota, 5, sul on kõik võimalik. Kõik on võimalik veel. Ära anna alla, käis. Ikka on võimalik. Oba, lähedal juba. Palju tehtud? Kas sellest saigi Priit Pool või? Mille eest Priit Pool sai? Palju tal on juba? 8 vist. 8-st. 9-st tuleb. Nii, võit on käes. Võit on käes. Saaks laua. 2. Ma annan sulle tagasi. 3-0, jah? 3-0, jah. Päris lähedal on kõik. Jah, 1. See oli ebaõnn praegu. 4-1. Esikõngas. 2. 5-2. 3. Ma ei ole harjutamas käinud. Oi. Mis see on? 7-3 või? 7-3, noh. 8-4. Pane ära seal, kes seal on seal kuubadele. Ai, lähedal. See nulli mehe küll või? Ai. Jah, 3. Ma olen sama hea kui Hugo või? Hugo samal tasemel. Gregoriga.